Aitäh! Selgituseks veel päevakorrapunktide osas nii palju, et kõik tänased päevakorrapunktid eeldavad enamuse poolthäält, mitte siis volikogu koosseisu poolthäält, aga enamuse siis. Ja läheme päevakorrad edasi. Neljandaks päevakorrapunktiks on Elva linnavolikogu 27.09.2010 määruse number 12 lapse sünnitoetuse määramise ja maksmise korda Elva linnas muutmine. Ja palun ettekandjaks Alo Rebane. Austatud volikogu, linnavalitsuse poolt on teile esitatud siis eelnõu lapse sünnitoetuse määramise ja maksmise korra muutmiseks ja see muutus puudutab siis toetuse määra tõstmist, et kogu see protseduuriline osa jääb samaks, nagu on ta varasemalt olnud juba selles kehtivas korras, aga siis muudame siis suurust 383,5 eurot siis uuest aastast 1. jaanuarist alates siis 400 euro peale. Et tõus on küll väike, aga ta on, ütleme, selles mõttes ka ütleme selline ümmarguse summa, mis on natuke võib-olla ilusam kui mingi 190 eurot sentidega. Et eelnõu on läbi arutatud siis sotsiaalkomisjoni koosolekul ja oli siis ka juba linna eelarve esimesel lugemisel oli juba siis need summad arvestatud eelarvesse sisse, mis teil oli siis eelmine kuu juba menetluses. Et kui on küsimus, siis vastan. Aitäh! Kas on küsimused? Ei näe ühtegi kätt. Oli. Et seega paneme nimetatud päevakorrapunkti hääletusele. Kes on nimetatud päevakorrapunkti poolt ehk laste sünnitoetuse määramise ja maksmise korra muutmise poolt Elva linnas, palun anda käega märku. ...17 poolt häält, seega on otsus ühehäälselt vastu võetud.